No, teele. Teed siin? No selles suhtes me oleme juba teist päeva ja eile õhtul tegime konstellatsioone ja oleme lihtsalt nautinud saart ja hästi nagu tegelikult lihtne olemine on olnud, mis samas on toonud nagu nii palju sellist meeldivat tunnet sisse, et mulle nii väga meeldib, kuidas ma praegu tunnen ennast. Ma olen nagu hästi rahulolus ja rahuldatud või. Väga mõnus on olla. No mis sa tegid siin? Mina viisin konstellatsioone läbi, on ju. Ja nüüd minu enda jaoks oli väga oluline see, et ma sain täna hommikul ka proovida Osho aktiivset meditatsiooni ja see oli täielik trip minu jaoks, et seal oli nii palju taipamisi, nii palju nägemusi. Ma nägin lõpuks seal isegi väeloomi nagu, kes tulid tahtsid sisse sõita mu filmi, et midagi öelda ja tuua nagu mingi sõnum läbi. Sa enne ei ole teinud seda? Ei, ma ei ole enne teinud jah. Aga eile öösel ka, kui me konstellatsioonid ära tegime, ma tundsin rohkem, et on piir, siis me lihtsalt tulimegi siia samma selle mõttetu raja peale, kus mõtted kaovad kõik ära ja oli täiesti täiskuu ja see nii tugevalt peegeldas siia mere peale ka ja me lihtsalt naistega jalutasime siin. Ma ei tea, ma päriselt ei tea, kas saab olla nagu ägedamat kogemust, mul tuleb praegu ka külmavärinad peale, sest lihtsalt kui seda võib ette kujutada, sellest võib pildi maalida, aga päriselt kõndida siin ilma mõteteta rajal ehk siis mõttetul rajal täiskuuga ümberringi on ainult meri, sa oled väikse saare peal, kus sa tead, et ei ole ühtegi nagu pöörast inimest või mingit muud talu või mingit muud energiat, see on mul on kogu aeg Viirelaiul meeldinud just selle erilisuse pärast, see tunne, aga ma ei saa seda tunnet mitte kunagi ju tegelikult edasi anda, et seda peab tulema ise kogema. Ja ma näen ka, ma olen väga tegelikult uhke enda üle, et me tänu ka sinu toele, sest see, et sa mind toetasid, et teeme ja et tee on valla teele, on ju. See oli minu jaoks nagu nii oluline, sest ma näen tänaseks hommikuks nii palju rahul inimesi ja ma näen, et mida meie siia saarel oleme nagu külge tõmbanud, on inimesed, kes on selles osas täiskasvanud, et nad vastutavad juba iseenda elu eest. Nad on nõus muutuseks, nad teavad, kus nad on, mille pärast nad on ja mida nad soovivad saada. Ja mu jaoks on kõige ilusam peegeldus üldse, kui sa lood mingit üritust. Et alati üritus on korraldaja nägu. Oled sa nõus sellega või? Ma olen nõus sellega. Ja. Sina teedki ürituse. Jah, et ma tõesti loodan, et see ei jää viimaseks, sest mul on endal nii loogiline tunne, et me peame sarnast asja veel tegema. Sest ma tunnen, et samamoodi kui see annab inimestele, kui see annab mulle, sulle, siis see annab sellele saarele kogu aeg järjest nagu jälle mingi kihtidena vaibi veel juurde. Kõik inimesed, kes siin käivad erinevate üritustega. Tahad sa seletada, mis on konstellatsioon või? Jaa, seda on alati väga hea seletada, aga eile ka ma soovisin, et oleks tähistaevas, et ma saaks tähti vaadata, nii ju läks ja täiesti täiskuu tipphetkel siia jõudsime, siis minu jaoks on kõige lihtsam seletada nii, et konstellatsioon öeldakse tegelikult ka ju tähtede kohta. Tähtede constellation on nagu see, kuidas tähed üksteise osas paiknevad, kui kaugel ja mis nende siis see vaheline suhe on, omavaheline suhe. Ja see sama asi on siis pere inimeste, liikmete ja meie erinevate suhete vahel. Need kaugused, need erinevad seosed, need erinevad tõmbed, sidemed, energiad ja seda siis konstellatsioonis sa saad vaadelda ja on ilmselge, et on mingi süsteem, mismoodi võiks ideaalis see järjestus olla, et ikkagi vanaemad ja vanaisad sündisid ju enne meie emasid, isasid ja meie siis peale neid, et ei saa olla niimoodi, et mina kasvatan oma vanaema. Kui see on elus niimoodi juhtunud, siis see järjekord on paigast ära ja konstellatsioon toobki sellised peidus olevad dünaamikad üles. Sa saad neid adresseerida ja juba kui sa näed mingit seost, siis tekib enda sees see ahaa-moment ja ajus tekivad uued ühendused ja elu reaalselt muutub. Seda ma räägin enda nagu kogemusest. Et minu jaoks ma olen tegelikult teinud 2 suurt tööd Antsuga 2 aasta jooksul ja ma näen, minu sisepilt on küll on väga palju muutunud just tänu sellele,
et mingid loogilised seosed, mis oma peres on olnud ja nii-öelda need mustrid ja need asjad, mis me kanname. Kui sa näed neid, annad nendele koha ja austad neid, siis sa saad elada nii palju vabamalt ainult oma elu. Ja ülilahe lause on see, et õnnelik inimene on see, kellel ei ole enam ühtegi pretensiooni mineviku osas. Kuidas sul on? On mõni pretensioon veel? Nii on. Ei, mul on... No tegelikult on. No sa oled ka... No. Mul on ka veel omad issued, mida on vaja lahendada, aga eks see võtab kõik aega, step by step. No. Aga kuidas sina ütleksid praegu, mis asi on konstellatsioon? Nii palju, kui sa oled ju kogenud. Et sa oled ju vana ikkagi selline praktilise meelega, et on tõestusi vaja, on ju. Et kas toimub, kuidas toimub? Terapeut ütleb hästi ja ta on nagu õppinud ka seda nagu reaalselt füüsikat ja mingit siukest. Et põhimõtteliselt kehad ja aju ja kõik kiirgab energiat ja see energia jäävuse seaduse järgi see energia jääb. Ja kui sul on mingisuguse vanaisa või vanaema või ema või isa mingisugune sitt energia küljes, siis see ongi sinu küljes kinni ja sa ise võib-olla ei teagi seda. Ja läbi konstellatsiooni sa saad sellest teadlikuks ja saad nagu neid asju muuta oma energiat ja siis läbi selle muutud õnnelikumaks, kui sa selle jama ära lahendad. Vabamaks, mingisugune vabanemine tekib kindlasti. Aga just see näiteks, et sa olid teiste töödes, olid nii-öelda kellegi sisemine laps ja siis sa said olla isegi sellises figuuris, et sa olid lihtsalt takistus, on ju. Ja siis sa kogusid ka enda jaoks ju mingid tõestused. Kuidas see saab olla niimoodi, et erinevates rollides ongi need erinevad tunded? Kuidas sa seda... No põhimõtteliselt ongi see energia ju inimene kiirgab, sulle antaksegi koht selles energias, sa pead siis väljendama seda, sest muidu kui sa annad kivile koha ja siis ta ei suuda ju seda väljendada, et kuidas ta tunneb. Ma ju konkreetselt tundsin ennast mingis situatsioonis sitasti, mingis situatsioonis väga hästi, mingis situatsioonis nagu hakkas pea niimoodi ringi käima, et ise ka aru ei saa, et mul õnnestus ühes osas pea osas olla ja see oli päris rets olemine. Aga see inimene, kes seda tegi, ta kindlasti sai hea lahenduse. Ja mulle meeldib tegelikult inglise keeles on isegi veel parem sõna, et eesti keeles öeldakse, et sa oled asendaja, on ju, et sa asendad selle inimese jaoks mingit siis rolli seal väljal. Aga inglise keeles on parem sõna on resonator, et sa oled resonaator, et sa resoneerud selle energiaga, mis seal kohas ongi. No, vibreerid seda energiat välja ja näitad ära seda. Aga nagu ma ütlengi, et konstellatsioon on selles suhtes, ta on hea tööriist, temaga saab minna väga sügavale, aga nagu meie õpetajadki on öelnud, see ei ole surnuaed, et ei pea kogu aeg olema ainult üks sügav alamine, nagu me nägime ühes töös ka, et oli vaja hoopis tantsida, tähistada. Pidu panna ja kõike seda, nii et saab ka elu on lihtsalt elu, ma ei tea, ma olen küll selles kohas. Elu on lihtsalt elu, kogu selle sügavusega, kogu nende raskuste tavaelu probleemidega, tavaelu tähistamistega, pidupäevadega, leinaga. See teeb elu nii palju suuremaks su enda sees, et sa aktsepteerid kõiki neid osasid nagu ühel ajal ja seda kõige lihtsamat elu ka. Elu on lihtsalt elu. Millal siis jälle teeme? Ma ei tea, mul tundub tõesti, et see ei anna oodata väga kaua. Ma päriselt tunnen, et sügisel oleks lähe. Ja siis vaatame, sünkime mingi kuupäeva kokku. Nii äge, ma olen nii rahul. Näed, need on lõpupäev. Nii palju kaaslasi meil. Nii palju kaaslasi. Need on kõik tahavad tulla ka. Need on nüüd kliendid. Kuule, aga selge. Võtame siis. Jaa. Ciao.